Augustikuus 991. aastal, kui Moskvas tankid tänavatel ringi sõitsid ja Tallinna kohal rippus ähvardav vaikus, juhtus midagi, millest avalikult ei räägitud kunagi. Keegi ei teadnud täpselt, mis toimus Toompea lossi varjulistes kabinettides, kuid need, kes seal olid, mäletavad üht detaili erakordselt selgelt: suitsulõhna. Mitte tavalise tubakasuitsuga, vaid millegi raskema, paksema, nagu põleksid seal paberid, dokumendid, tõendid. Hiljem, kui kõik oli läbi, kui impeerium oli kokku varisenud ja uus ajastu alanud, hakati küsima, mis sai neist paberitest. Kes otsustas, et need peavad kaduma? Ja kõige olulisem, mida need dokumendid sisaldasid, et keegi pidas vajalikuks need hävitada just sel hetkel, kui kogu süsteem lagunes. Rein Ristlaan, mees, keda kardeti rohkem kui paljusid teisi partei kõrgeid ametnikke, teadis vastust. Aga ta ei rääkinud kunagi. Ristlaan ei olnud tavaline bürokraat. Ta ei olnud lihtsalt üks paljudest partei funktsionääridest, kes täitsid Moskva korraldusi ja elasid mugavalt oma privileegide varjus. Ei, Ristlaan oli midagi muud, ta oli ideoloog, mõtleja, strateeg. Tema käes oli võim, mida ei mõõdetud sõjaväelaste või miilitsate arvuga, vaid millegi palju õhemaga, võim otsustada, mida inimesed võivad mõelda, lugeda, öelda. Tema alluvuses oli tsensuuriaparaat, tema laual läbisid kõik olulised kultuurilised otsused, tema sõna otsustas, kas raamat ilmub või kaob sahtlisse, kas lavastus jõuab publikuni või suletakse enne esietendust. Intellektuaalid, kirjanikud, kunstnikud, nad kõik teadsid Ristlaani nime. Ja nad kartsid seda. Sest Ristlaan ei olnud rumal. Ta mõistis kultuurijõudu, ta mõistis sõnade võimu. Ja just sellepärast oli ta nii ohtlik. Aga mis juhtus, kui see võim hakkas lagunema? Mis läks läbi mehe peast, kes oli terve oma karjääri ehitanud süsteemile, mis nüüd silme all kokku varises? Kas ta tundis hirmu? Kas ta tundis kahetsust? Või oli see lihtsalt külm kalkulatsioon, hävitada kõik, mis võiks hiljem teda või teisi ohustada? Need küsimused jäävad õhku rippuma, sest Ristlaan ise ei andnud kunagi selgeid vastuseid. Ta lahkus poliitikast vaikselt, peaaegu märkamatult, nagu vari, mis kaob päikesetõusul. Aga need, kes teda tundsid, räägivad ühest asjast: ta ei olnud mees, kes jätaks midagi juhuse hooleks. Kui ta midagi tegi, siis oli sellel põhjus. Ja kui ta midagi hävitas, siis oli see midagi, mida keegi ei tohtinud kunagi näha. Kuidas üks mees saab nii palju võimu? Kuidas keegi, kes ei ole riigipea ega sõjaväejuht, suudab hoida tervet rahvast hirmu all? Vastus peitub mitte ainult süsteemis, vaid ka isikus. Ristlaan ei olnud lihtsalt täitja, ta oli arhitekt. Ta mõistis, et ideoloogia ei ole abstraktne mõiste, vaid igapäevane praktika. Iga raamat, iga artikkel, iga etendus oli lahinguväli. Ja Ristlaan võitles seal iga päev. Ta ei karjunud, ta ei ähvardanud avalikult. Ta ei pidanud. Tema meetodid olid peened, peaaegu nähtamatud. Telefonivestlus siin, soovitus seal, vaikne märkus kolmandas kohas. Aga tulemus oli alati sama, inimesed teadsid, et on piir, mida ei tohi ületada. Ja nad teadsid, et Ristlaan jälgib. 980ndate alguses, kui Nõukogude Liit oli veel tugev ja stabiilne, oli Ristlaani positsioon peaaegu puutumatu. Ta oli Moskva usaldusisik Tallinnas, mees, kes hoidis Eesti kultuurilist ja intellektuaalset elu rangelt kontrolli all. Aga juba siis, nende näiliselt rahulike aastate ajal, oli midagi muutumas. Inimesed hakkasid rääkima ettevaatlikumalt, aga julgelt. Kirjanikud hakkasid kirjutama ridade vahele. Kunstnikud hakkasid otsima viise, kuidas öelda seda, mida ei tohtinud öelda. Ja Ristlaan nägi seda kõike. Ta ei olnud pime. Ta mõistis, et tuul pöördub. Aga ta ei andnud alla. Ta karmistas kontrolli, ta muutis reeglid rangemaks, ta sundis inimesi valima, kas sa oled meiega või meie vastu. Paljud valisid vaikimise. Mõned valisid koostöö. Ja need, kes valisid vastupanu, maksid hinna. Aga mis hind oli see? Mitte alati vangistus või vägivald, sageli oli see midagi peenemat, aga mitte vähem hävitavat. Karjäär, mis ei arenenud. Raamat, mis ei ilmunud. Etendus, mis tühistati. Ja kõige hullem teadmine, et sind jälgitakse, et su nimi on kusagil nimekirjas, et keegi kusagil teab su saladusi. Ristlaan ei pidanud alati tegutsema, piisas sellest, et inimesed teadsid, et ta võib tegutseda. See oli tema suurim relv, hirm.
Mitte füüsiline hirm, vaid psühholoogiline. Hirm, et sa ei tea kunagi, millal tuleb löök. Hirm, et sa ei tea kunagi, kes sind jälgib. Hirm, et sa ei tea kunagi, kas su sõber on ikka sõber või hoopis informaator. Aga kuidas Ristlaan ise elas? Milline oli tema igapäev, tema mõtted, tema kahtlused? Kas ta magas rahulikult, teades, et tema käed on määrdunud paljude inimeste saatustega? Või vaevlesid teda öösiti kahtlused? Need küsimused jäävad vastuseta, sest Ristlaan ei jaganud oma sisemaailma kellegagi. Ta oli suletud raamat, mille lehekülgi ei saanud keegi lugeda. Aga üks asi on kindel, ta ei olnud naiivne. Ta teadis, et süsteem, mida ta teenis, ei ole igavene. Ta teadis, et ühel päeval võib kõik muutuda. Ja kui see päev tuleb, siis peavad olema plaanid. Peavad olema varuväljapääsud. Peavad olema viisid, kuidas kaitsta ennast ja neid, kes olid temaga seotud. Ja kõige olulisem, peavad olema viisid, kuidas hävitada tõendid. Esimest korda pärast 35 aasta möödumist nõustus rääkima mees, kes oli Ristlaani lähedane kaastöötaja. Ta ei taha, et tema nime avalikustataks, hirm on ikka veel seal, isegi pärast kõiki neid aastaid. Rein ei olnud mees, kes jättis midagi juhuse hooleks, ütleb ta, vaadates aknast välja, nagu otsiks sealt vastuseid. Kui ta midagi tegi, siis oli sellel alati põhjus. Ja kui ta midagi ei teinud, siis oli ka sellel põhjus. See lause kõlab lihtsalt, aga selle taga on terve maailm. Maailm, kus iga sõna, iga žest, iga vaikus kandis tähendust. Maailm, kus võim ei olnud lihtsalt positsioon, vaid kunst. Ja Ristlaan oli selle kunstimeister. Aga mis juhtus, kui see kunst ei olnud enam piisav? Mis juhtus, kui süsteem, mille sees Ristlaan oli nii osavalt manööverdanud, hakkas lagunema? Esimesed märgid tulid juba 1988. aastal, kui Gorbatšovi glasnost ja perestroika hakkasid jõudma ka Eestisse. Äkki oli võimalik rääkida asjadest, millest varem ei tohtinud rääkida. Äkki oli võimalik küsida küsimusi, mida varem ei tohtinud küsida. Ja Ristlaan, kes oli terve oma karjääri kontrollinud seda, mida inimesed ütlevad ja mõtlevad, seisis nüüd silmitsi olukorraga, kus kontroll hakkas libisema. Ta proovis hoida liini, ta proovis jääda truuks vanale süsteemile, aga maailm muutus kiiremini, kui ta suutis reageerida. Ja siis tuli august 1991. aastal. Moskvas toimus riigipööre. Tankid tänavatel, ähvardused televisioonis, hirm õhus. Tallinnas ootasid inimesed, mis saab edasi. Kas tankid tulevad siia ka? Kas see on lõpp? Või algus? Ristlaan oli sel hetkel ikka veel ametis, ikka veel formaalselt võimul. Aga ta teadis, et see võim on illusoorne. Ta teadis, et kui riigipööre ebaõnnestub, siis on kõik läbi. Ja ta teadis, et kui riigipööre õnnestub, siis on kõik samuti läbi, ainult teistmoodi. Mõlemal juhul oli ta kaotaja. Ja mõlemal juhul oli tal probleem, dokumendid. Need dokumendid, mis olid kogunenud aastate jooksul. Need dokumendid, mis sisaldasid nimesid, kuupäevi, fakte. Need dokumendid, mis võisid hävitada mitte ainult tema, vaid ka paljusid teisi. Mis olid need dokumendid? Keegi ei tea täpselt. Aga need, kes olid seal, räägivad mitmest asjast. Esiteks, nimekirjad. Nimekirjad inimestest, kes olid andnud informatsiooni. Nimekirjad inimestest, keda jälgiti. Nimekirjad inimestest, kes olid ebausaldusväärised. Teiseks, raportid. Raportid kultuuriritustest, raportid koosolekutest, raportid eravestlustest. Kolmandaks, kirjad. Kirjad, mida inimesed olid kirjutanud, lootes, et need jäävad konfidentsiaalseks. Kirjad, mis sisaldasid kaebusi, süüdistusi, palveid. Ja neljandaks, midagi muud. Midagi, millest ei räägita isegi praegu. Midagi, mis oli nii tundlik, et selle olemasolu eitati isegi parteisiseselt. Mis see oli? Kas see oli kompromatt kõrgemate ametnike kohta? Kas see oli informatsioon välismaiste kontaktide kohta? Kas see oli midagi, mis puudutas Moskvat ennast? Keegi ei tea. Aga üks asi on kindel, Ristlaan pidas vajalikuks selle hävitada. Ja nii, ühel augustiööl, kui Tallinnas oli vaikus ja pinge, süttisid tulekahjud. Mitte suured, mitte avalikud. Vaid väikesed, privaatsed. Kaminates, ahjudes, õuealadel. Paberid põlesid. Dokumendid muutusid tuhaks.
Ja koos nendega kadus ka tõde. Või vähemalt osa sellest. Kes andis käsu? Kes viis selle täide? Kes otsustas, mis põleb ja mis jääb? Need küsimused jäävad vastuseta. Aga tulemus on selge, kui uus võim tuli, kui arhiivid avati, kui hakati otsima vastuseid, siis paljud dokumendid olid kadunud. Lihtsalt kadunud. Nagu neid poleks kunagi olnudki. Ja Ristlaan? Ta lahkus vaikselt. Ta ei andnud intervjuusid, ta ei kirjutanud mälestusi, ta ei selgitanud midagi. Ta elas oma elu edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Aga need, kes teda tundsid, teadsid, ta kandis saladusi. Saladusi, mis läksid temaga hauda. Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Ristlaani lähikondlane, kelle käed värisevad ikka veel 35 aasta järel. Ta istub oma kodus, kardinad pooleldi suletud, nagu kardaks, et keegi võiks teda jälgida isegi praegu. Aga Rein teadis juba ammu, et mäng on läbi. Ta lihtsalt ei öelnud seda valjusti. See mees, kes palub jääda anonüümseks, töötas 980-ndatel Ristlaani otseses alluvuses ideoloogiaosakonna aparaadis. Ta nägi asju, millest avalikult ei räägitud. Ta kuulis vestlusi, mida ei pidanud kuulma. Ja ta mäletab üht detaili erakordselt selgelt, kuidas Ristlaan hakkas muutuma. 988. aastal, kui Glasnost jõudis meieni, nägin ma esimest korda Reini silmis midagi, mida ma polnud varem näinud. Mitte hirmu, vaid kahtlust. Nagu ta ei oleks enam kindel, et süsteem, mida ta teenis, suudab vastu pidada. See kahtlus ei olnud alusetu. Moskva muutus. Vana kord, mis oli tundunud igavene, hakkas pragudesse minema. Ja Ristlaan, kes oli terve oma karjääri ehitanud sellele korrale, seisis nüüd silmitsi võimatuga ülesandega, kuidas kaitsta süsteemi, mis enam ei usu endasse. Ta proovis. Jumal teab, et ta proovis. Ta karmistas tsensuurireegleid, ta kutsus kokku koosolekuid, ta kirjutas raporteid Moskvasse. Aga iga päevaga muutus olukord raskemaks. Kirjanikud hakkasid kirjutama julgelt. Kunstnikud hakkasid korraldama näitusi, mis oleksid varem olnud mõeldamatud. Ja inimesed tänavatel hakkasid rääkima asjadest, mida varem sosistati ainult kinniste uste taga. Ristlaan nägi, kuidas tema võim hakkab lagunema. Mitte kohe, mitte järsult, vaid aeglaselt, vältamatult, nagu liustiku sulamine. Ja ta teadis, et kui jää on sulanud, siis ei ole enam tagasiteed. Aga mis oli kõige hullem? Mitte see, et süsteem lagunes. Vaid see, et inimesed, keda ta oli usaldanud, hakkasid teda reeta. Üks endine kolleeg, kes samuti palub jääda anonüümseks, räägib episoodist, mis juhtus 991. aasta kevadel. Olime koosolekul, kus arutati, kuidas reageerida kasvavale rahvuslikule liikumisele. Rein rääkis, nagu alati, rahulikult, analüütiliselt. Aga ma nägin, kuidas üks mees, kes oli olnud Reini lähedane kaastöötaja aastaid, vaatas teda teistmoodi. Mitte austusega, vaid hinnanguga. Nagu ta mõõdaks, kas Rein on ikka veel kasulik või on ta muutunud koormaks. See pilk, see hetk jäi Ristlaani meelde. Ta ei öelnud midagi, aga ta teadis. Ta teadis, et lojaalsus, mis oli tundunud kindel, oli tegelikult habras. Ja ta teadis, et kui aeg tuleb, siis ei saa ta loota kellelegi peale iseenda. Kes oli see mees, kes vaatas Ristlaani nii? Kas ta oli see, kes hiljem rääkis uuele võimule? Kas ta oli see, kes aitas hävitada Ristlaani karjääri? Või oli ta lihtsalt üks paljudest, kes mõistis, et laev vajub ja et on aeg otsida päästepaati? Need küsimused jäävad õhku rippuma, sest keegi ei taha rääkida. Keegi ei taha tunnistada, et nad olid seal, et nad nägid, et nad teadsid. Aga üks asi on kindel, Ristlaan ei unustanud. Ta pidas meeles iga pilgu, iga sõna, iga vaikuse. Ja kui aeg tuli, kui ta pidi otsustama, mida hävitada ja mida säilitada, siis olid need mälestused osa tema kalkulatsioonist. Kas te usute, et inimene, kes on terve oma elu kontrollinud informatsiooni, jätaks oma saatuse juhuse hooleks? Kas te usute, et ta ei oleks planeerinud iga sammu, iga liigutust, iga otsust? Ristlaani isiklik arhiiv oli legend. Keegi ei teadnud täpselt, kus see asus, aga kõik teadsid, et see eksisteeris. Mõned rääkisid, et see oli tema kodus, lukustatud kabinetis, kuhu ei pääsenud keegi peale tema enda. Teised väitsid, et see oli kusagil mujal, turvalisemas kohas, kus isegi tema perekond ei teadnud sellest.
aga kõik olid ühel nõul ühes asjas, see arhiiv sisaldas asju, mida keegi ei tohtinud näha. Dokumente, mis võisid hävitada karjääre. Kirju, mis võisid lõhkuda peresid. Raporteid, mis võisid muuta ajalugu. Ja Ristlaan hoidis seda kõike enda käes, nagu relva, mida ta ei kasutanud kunagi, aga mille olemasolu oli piisav, et hoida inimesi kontrolli all. Aga mis juhtub relvaga, kui sõda on läbi? Mis juhtub arhiiviga, kui süsteem, mille jaoks see loodi, enam ei eksisteeri? Ristlaan seisis silmitsi selle küsimusega augustis 991. aastal. Moskvas oli riigipööre ebaõnnestunud. Vana kord oli kokku varisenud. Uus ajastu oli alanud. Ja Ristlaan teadis, et tema arhiiv, mis oli olnud tema võim, oli nüüd muutunud tema nõrkuseks. Sest kui see arhiiv sattuks valede kätte, siis ei oleks see ainult tema probleem. See oleks probleem paljudele inimestele, kes olid temaga seotud. Inimestele, kes olid andnud informatsiooni. Inimestele, kes olid teinud koostööd. Inimestele, kes olid usaldanud, et nende saladused jäävad saladuseks. Üks endine Securitati ohvitser, kes töötas Eestis 980-ndatel, räägib ühest episoodist, mis valgustab Ristlaani mõtteviisi. Olin kord tema kabinetis, arutamas üht tundlikku küsimust. Rein võttis sahtlist dokumendi ja näitas mulle seda. See oli raport, mille oli kirjutanud üks tuntud kultuuritegelane. Raport, kus ta andis informatsiooni oma kolleegide kohta. Rein ei öelnud midagi, ta lihtsalt vaatas mind ja pani dokumendi tagasi sahtlisse. See oli sõnum, ma tean kõike. Ma hoidsin kõike. Ja ma kasutan seda ainult siis, kui on vaja. See episood näitab, kuidas Ristlaan kasutas informatsiooni. Mitte agressiivselt, vaid strateegiliselt. Mitte avalikult, vaid privaatselt. Ja kõige olulisem, ta kasutas seda mitte ainult teiste vastu, vaid ka nende kaitsmiseks. Sest kui keegi oleks proovinud rünnata neid inimesi, kes olid temaga koostööd teinud, siis oleks Ristlaan saanud neid kaitsta. Aga ainult seni, kuni arhiiv oli tema käes. Aga nüüd, augustis 991. aastal, ei olnud see arhiiv enam kaitse. See oli oht. Ja Ristlaan pidi otsustama, mis saab sellest. Kas ta hävitab selle? Kas ta peidab selle? Kas ta annab selle kellelegi teisele? Või kas ta jätab selle alles, lootes, et keegi ei leia seda kunagi? Need olid küsimused, mis piinasid teda nendel päevadel. Ja need olid küsimused, millele ta pidi vastama kiiresti, sest aeg oli otsas. Uus võim tuli. Uued inimesed hakkasid küsima küsimusi. Ja Ristlaan teadis, et kui nad leiavad arhiivi, siis ei ole enam võimalik kontrollida, mis saab edasi. Kas te suudate ette kujutada seda survet? Kas te suudate ette kujutada seda hirmu? Mitte hirmu enda pärast, vaid hirmu nende pärast, kelle saladusi ta hoidis. Meditsiiniline saladus, mida keegi ei teadnud. Ristlaan ei olnud terve. Mitte füüsiliselt, vaid teistmoodi. Üks endine arst, kes töötas parteipolikliinikus, räägib nüüd esimest korda. Rein tuli minu juurde 989. aastal. Ta ei öelnud palju, aga ma nägin tema silmist, et midagi on valesti. Ta kaebas peavalu, unehäireid, stressi. Ma tegin mõned testid ja nägin, et tema vererõhk oli ohtlikult kõrge. Ma soovitasin tal võtta puhkust, vähendada töökoormust. Ta naeratas ainult ja ütles, arst, te ei mõista. Minu töö ei ole selline, et saaks puhkust võtta. See vestlus jäi arstile meelde, sest see oli üks väheseid kordi, kui Ristlaan näitas oma nõrkust. Tavaliselt oli ta alati kontrolli all, alati rahulik, alati analüütiline. Aga sel hetkel nägi arst midagi muud, väsinud meest, kes kandis liiga suurt koormust. Aga mis oli see koormus? Mitte ainult töö, mitte ainult vastutus. Vaid midagi sügavamat. Teadmine, et süsteem, mida ta teenis, oli ebaõiglane. Teadmine, et inimesed, keda ta kontrollis, vihkasid teda. Teadmine, et ajalugu mõistab ta hukka. Kas Ristlaan tundis süüd? Kas ta kahetses midagi? Keegi ei tea, sest ta ei rääkinud sellest kunagi. Aga need, kes teda tundsid, ütlevad, et ta ei olnud kivi. Ta ei olnud masin. Ta oli inimene, kes tundis, kes mõtles, kes kannatas. Ja see kannatus muutus iga aastaga raskemaks. Eriti siis, kui ta nägi, kuidas süsteem, mida ta oli aidanud ehitada, hakkas lagunema.
Eriti siis, kui ta nägi, kuidas inimesed, keda ta oli kontrollinud, hakkasid vabaks saama. Eriti siis, kui ta mõistis, et tema elutöö oli olnud asjatu. Üks detail, mis on jäänud paljudele meelde, Ristlaani käed. Need värisesid. Mitte alati, mitte avalikult, aga need, kes olid temaga lähedalt kokku puutunud, nägid seda. Üks endine sekretär räägib, olin tema kabinetis, toomas talle dokumente. Ta võttis need minu käest ja ma nägin, et tema käed värisesid kergelt. Ta proovis seda varjata, aga ma nägin. Ja ma mõtlesin, kas see on stress? Kas see on haigus? Või kas see on hirm? See detail on oluline, sest see näitab, et Ristlaan ei olnud enam see kindel, tugev mees, kes ta oli olnud varem. Ta oli muutunud. Süsteem oli teda muutnud. Või võib-olla oli see tema enda valikud, mis olid teda muutnud. Aga tulemus oli sama, ta ei olnud enam kontrolli all. Mitte täielikult. Ja see oli midagi, mida ta ei suutnud aktsepteerida. Aga mis oli kõige salapärasem? Ravimid. Partei polikliiniku arhiivides on säilinud nimekiri ravimitest, mida telliti Ristlaani jaoks. See nimekiri on huvitav, sest see sisaldab mitte ainult tavapäraseid ravimeid vererõhu ja stressi vastu, vaid ka midagi muud. Midagi, mida tavaliselt ei kasutata. Midagi, mis viitab sellele, et Ristlaan võis kannatada millegi all, millest avalikult ei räägitud. Kas see oli depressioon? Kas see oli ärevus? Või kas see oli midagi füüsilist, midagi, mis mõjutas tema võimet mõelda, otsustada, tegutseda? Keegi ei tea täpselt, sest meditsiinilised dokumendid on kadunud. Nagu nii paljud teised dokumendid. Nagu nii paljud teised tõed. Aga üks asi on kindel, Ristlaan ei olnud terve. Ja see haigus, olgu see siis füüsiline või psühholoogiline, mõjutas tema otsuseid. Eriti neid otsuseid, mida ta tegi augustis 1991. aastal. Kas haige mees teeb ratsionaalseid otsuseid? Või kas ta teeb otsuseid, mida dikteerib hirm, paanika, meeleheide? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Ristlaani kohta, iga meditsiinilist saladust, iga evakuatsiooniplaani, iga varjatud tunnelit Tallinna all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 22. augustil 1991. aastal tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Mis sundis neid oma ülemjuhti reetma? See ei olnud lihtsalt hirm. See ei olnud lihtsalt võimalus. See oli midagi sügavamat, teadmine, et süsteem, mida nad teenisid, oli juba surnud, isegi kui Ristlaan seda veel ei tunnistanud. Need 12 inimest, sekretärid, nõunikud, julgeolekuohvitserid, olid näinud dokumente, mida keegi teine ei näinud. Nad teadsid nimesid, kuupäevi, kohti. Nad teadsid, kes oli kirjutanud raporteid, kes oli andnud informatsiooni, kes oli teinud koostööd. Ja nad teadsid, et kui need dokumendid satuvad uue võimu kätte, siis ei ole enam võimalik kontrollida, mis saab edasi. Üks neist 12 endine julgeolekuohvitser, kes nõustus rääkima ainult tingimusel, et tema identiteet jääb saladuseks, kirjeldab seda hetke nii: me istusime koos ühes privaatses ruumis, kaugel Toompeast, kaugel kõigest. Keegi ei öelnud midagi pikka aega. Siis üks meist, ma ei ütle kes, ütles vaikselt: Rein ei saa meid enam kaitsta. Kui me jääme temaga, siis läheme koos temaga alla. See lause muutis kõike. Sest see oli tõsi. Me kõik teadsime seda. Ristlaan oli olnud meie kaitse, meie kilp. Aga nüüd oli see kilp muutunud koormaks. See vestlus ei olnud vandenõu. See ei olnud plaanitud reetmine. See oli lihtsalt hetk, kui inimesed mõistsid, et nad peavad valima iseenda ja oma perekondade vahel või lojaalsuse vahel mehele, kes enam ei suutnud neid kaitsta. Aga mis juhtus pärast seda vestlust? Kuidas need 12 inimest tegutsesid? Mõned neist hakkasid vaikselt distantseeruma. Nad ei tulnud enam koosolekutele. Nad ei vastanud enam telefonikõnedele. Nad kadusid lihtsalt, nagu varjud päikesetõusul. Teised olid aktiivsemad. Nad hakkasid rääkima uue võimuga. Nad hakkasid pakkuma informatsiooni. Mitte kõike, mitte kohe, vaid piisavalt, et näidata, et nad on valmis koostööks. Ja mõned, väga vähesed, jäid Ristlaanile truuks. Aga isegi nemad teadsid, et see lojaalsus on ajutine. Isegi nemad teadsid, et ühel päeval peavad nad valima. Ja kui see päev tuleb, siis ei ole enam tagasiteed.
Ristlaan nägi seda kõike. Ta ei olnud pime. Ta nägi, kuidas tema ring muutus väiksemaks. Ta nägi, kuidas inimesed, keda ta oli usaldanud, hakkasid teda vältima. Ta nägi, kuidas tema võim, mis oli tundunud absoluutne, hakkas lagunema. Aga ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt jätkas. Nagu poleks midagi muutunud. Nagu oleks kõik ikka veel kontrolli all. Aga kas see oli julgus või eitamine? Kas Ristlaan uskus tõesti, et ta suudab olukorda kontrollida? Või kas ta lihtsalt ei suutnud tunnistada, et mäng on läbi? Need küsimused jäävad vastuseta, sest Ristlaan ise ei rääkinud kunagi oma mõtetest sel ajal. Aga need, kes olid tema lähedal, räägivad ühest asjast, ta muutus vaiksemaks. Ta muutus suletumaks. Ta muutus kaugeks. Nagu ta oleks juba mõelnud oma järgmistele sammudele. Nagu ta oleks juba planeerinud, kuidas ta lahkub, kuidas ta kaob, kuidas ta kaitseb neid saladusi, mida ta kandis. Ja need saladused olid paljud. Liiga paljud. Liiga ohtlikud. Kas te suudate ette kujutada, milline koormus see oli? Kas te suudate ette kujutada, kuidas on teada nii palju, et see teadmine muutub needuseks? Arhiivid. Sõna, mis kõlab süütult, aga mis kannab endas tohutut võimu. Ristlaani arhiivid ei olnud lihtsalt dokumendid. Need olid kaart. Kaart, mis näitas, kuidas süsteem töötas. Kuidas informatsioon liikus. Kuidas otsuseid tehti. Kuidas inimesi kontrolliti. Ja kõige olulisem, kuidas saladusi hoiti. Need arhiivid sisaldasid nimesid. Nimesid inimestest, kes olid andnud informatsiooni. Nimesid inimestest, keda jälgiti. Nimesid inimestest, kes olid ebausaldusväärised. Aga need ei olnud ainult nimed. Need olid lood. Lood inimeste elust, nende valikutest, nende nõrkustest. Lood, mis võisid hävitada karjääre, lõhkuda peresid, muuta ajalugu. Ja Ristlaan hoidis neid lugusid enda käes, nagu relva, mida ta ei kasutanud kunagi, aga mille olemasolu oli piisav, et hoida inimesi kontrolli all. Aga mis juhtus nende arhiividega augustis 991. aastal? See on küsimus, millele keegi ei oska täpselt vastata. Aga on vihjeid. On tunnistusi. On fragmente, mis kokkupanduna annavad pildi, mis on nii šokeeriv, et seda on raske uskuda. Üks endine arhivaar, kes töötas Keskkomitee hoones, räägib, nägin, kuidas kaste toodi välja. Mitte ametlikult, mitte läbi peaukse, vaid tagaukse kaudu öösiti. Need olid suured, rasked kastid, täis dokumente. Keegi ei öelnud, kuhu need lähevad. Keegi ei küsinud. Aga me kõik teadsime, et need ei lähe arhiivi. Need lähevad kuhugi mujale. Või võib-olla ei lähe need kuhugi. Võib-olla need lihtsalt kaovad. See tunnistus on oluline, sest see näitab, et dokumentide hävitamine ei olnud spontaanne. See ei olnud paanika. See oli planeeritud. See oli süstemaatiline. Keegi, võib-olla Ristlaan ise, võib-olla keegi tema lähedane kaastöötaja, oli otsustanud, mis peab kaduma ja mis võib jääda. Aga millised olid kriteeriumid? Mis otsustas, milline dokument põleb ja milline jääb? Kas see oli ohtlikkus? Kas see oli tundlikkus? Või kas see oli midagi muud, isiklik seos, isiklik huvi, isiklik hirm? Keegi ei tea. Aga üks asi on kindel, need dokumendid, mis hävisid, olid need, mis sisaldasid kõige rohkem tõde. Kõige rohkem nimesid. Kõige rohkem saladusi. Üks detail, mis on jäänud paljudele meelde, lõhn. Põlevate paberite lõhn. See lõhn levis üle Toompea nendel augustiöödel. Mõned inimesed, kes elasid lähedal, mäletavad seda siiani. See ei olnud tavaline suits, ütleb üks neist. See oli midagi raskemat, paksemamat. Nagu põleksid seal mitte ainult paberid, vaid ka midagi muud. Midagi, mis ei tahtnud põleda. Midagi, mis vastu pani. See kirjeldus on kummitav, sest see viitab sellele, et need dokumendid ei olnud tavalised. Need olid midagi erilist. Midagi, mis oli tehtud kestma. Midagi, mis oli mõeldud säilima. Aga nüüd need hävisid. Ja koos nendega kadus ka osa ajaloost. Osa tõest. Osa mälust. Aga kas kõik dokumendid hävisid? Kas Ristlaan hävitas tõesti kõik? Või jättis ta midagi alles? Mõned inimesed usuvad, et ta jättis.
Et ta peitis mõned dokumendid, kõige olulisemad, kõige ohtlikumad, kuhugi, kus keegi ei leia neid kunagi. Või võib-olla ta andis need kellelegi teisele, kellelegi, keda ta usaldas, kellelegi, kes lubas hoida neid saladuses. Aga kes see keegi oli? Kas see oli pereliige? Kas see oli lähedane sõber? Või kas see oli keegi väljaspool, keegi, kes ei olnud seotud süsteemiga, keegi, kes võis hoida saladust igavesti? Need on küsimused, mis jäävad vastuseta. Aga üks asi on kindel, kui need dokumendid eksisteerivad kusagil, siis on need pomm. Pomm, mis võib plahvatada igal hetkel. Pomm, mis võib muuta kõike, mida me arvame teadvat Eesti ajaloost. Kas te usute, et sellised dokumendid eksisteerivad? Kas te usute, et keegi kusagil hoiab neid, oodates õiget hetke? Oli üks mees. Üks mees, keda Ristlaan usaldas rohkem kui kedagi teist. Üks mees, kes teadis kõike. Kes nägi kõike? Kes oli seal, kui otsuseid tehti? Kes oli seal, kui dokumente hävitati? Kes oli seal, kui Ristlaan tegi oma viimased valikud? See mees ei olnud kuulus. Ta ei olnud kõrge ametnik. Ta ei olnud keegi, keda inimesed tänaval tunneksid ära. Aga ta oli oluline. Võib-olla kõige olulisem. Sest ta oli see, kes teadis, kuhu dokumendid läksid. Ta oli see, kes teadis, mis hävis ja mis jäi. Ta oli see, kes teadis tõde. Aga ta ei rääkinud kunagi. Mitte kellelegi. Mitte kunagi. Isegi mitte oma perele. Ta kandis seda saladust enda sees, nagu haava, mis ei parane kunagi. Üks endine kolleeg, kes tundis seda meest, räägib, ta oli vaikne. Alati vaikne. Isegi siis, kui kõik ümber olid lärmakad, oli ta vaikne. Ma küsisin temalt kord, miks ta ei räägi. Miks ta ei jaga oma mõtteid? Ta vaatas mind ja ütles, mõned asjad on paremad öelda. Mõned asjad on paremad unustada. Aga ma nägin tema silmist, et ta ei ole unustanud. Ta mäletab kõike. Iga detaili. Iga nime. Iga kuupäeva. Ja see mälu on tema needus. See mees elas pärast 991. aastat veel palju aastaid. Ta elas vaikselt, tagasihoidlikult, peaaegu nähtamatult. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei kirjutanud mälestusi. Ta ei osales ajaloolaste uurimustes. Ta lihtsalt elas. Ja kandis oma saladust. Kuni ta suri. Ja koos temaga suri ka see saladus. Või vähemalt osa sellest. Aga kes see mees oli? Miks Ristlaan usaldas teda nii palju? Kas see oli vana sõber? Kas see oli sugulane? Või kas see oli keegi, kellel oli midagi Ristlaani üle, mingi saladus, mingi võlg, mingi side, mis oli tugevam kui lojaalsus? Keegi ei tea. Aga üks asi on kindel, see mees oli võti. Võti, mis oleks võinud avada kõik uksed. Võti, mis oleks võinud paljastada kõik saladused. Aga ta ei kasutanud seda võtit kunagi. Ta hoidis seda enda käes, lukustatuna, peidetuna, kuni ta suri. Ja nüüd on see võti kadunud. Igaveseks. Või vähemalt me arvame nii. Aga kas me saame olla kindlad? Kas me saame olla kindlad, et see võti ei ole kusagil veel olemas? Kas me saame olla kindlad, et keegi ei leia seda ühel päeval? Üks detail, mis on jäänud mõnele inimesele meelde, see mees kandis alati kaasas väikest nahkkotti. Väikest, kulunud, vana nahkkotti, mis oli olnud temaga aastaid. Keegi ei teadnud, mis selles kotis oli. Keegi ei küsinud. Aga mõned inimesed, kes nägid teda lähedalt, ütlevad, et ta hoidis seda kotti nagu oma elu. Ta ei jätnud seda kunagi maha. Isegi siis, kui ta läks kuhugi, kus see ei olnud vajalik, kandis ta seda kaasas. Nagu oleks seal midagi, mida ta ei saanud kaotada. Midagi, mis oli liiga oluline. Midagi, mis oli liiga ohtlik. Kas selles kotis olid dokumendid? Kas seal olid võtmed? Kas seal olid koodid? Või kas seal oli midagi muud, midagi, mida me ei oska isegi ette kujutada? Keegi ei tea. Sest see kott kadus koos mehega. Ja keegi ei leidnud seda kunagi. Aga miks see mees oli nii lojaalne? Miks ta ei rääkinud kunagi? Kas see oli hirm? Kas see oli austus? Või kas see oli midagi muud, mingi lubadus, mingi kohustus, mingi side, mis oli tugevam kui kõik muu? Need on küsimused, mis jäävad vastuseta.
Aga üks asi on kindel, see mees oli Ristlaani viimane kaitse. Viimane kilp. Viimane inimene, kes hoidis saladusi. Ja kui ta suri, siis suri ka see kaitse. Aga kas saladused surid temaga? Või kas need elavad edasi, kusagil, peidetuna, oodates, et keegi leiab need ühel päeval? Kas te usute, et tõde võib jääda peidetud igavesti? Või kas te usute, et ühel päeval, võib-olla homme, võib-olla aastaid hiljem, tuleb keegi ja leiab selle väikese nahkkoti, avab selle ja näeb, mis seal on? Ja kui see päev tuleb, mis siis saab? Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub rääkima mees, kes vastutas Ristlaani isikliku turvalisuse eest. See, mida ta meile räägib viimastest nädalastest enne režiimi kokkuvarisemist, keerab pea peale kõik, mida arvate teadvat. Alates privaatvestlustest Reini ja tema lähimate vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. Ma nägin Reini viimast korda augustikuu viimasel nädalal, ütleb endine turvamees, kelle nimi jääb tema enda palvel varjatuks. Ta seisis oma kabineti akna ääres, vaatas välja Toompea kohale ja ütles midagi, mida ma ei unusta kunagi, nad tulevad varsti. Mitte täna, mitte homme, aga varsti. Ja kui nad tulevad, siis ei tohi nad leida midagi. Ma küsisin, mida ta mõtleb. Ta ei vastanud. Ta lihtsalt vaatas mind ja ma nägin tema silmis midagi, mida ma polnud seal varem näinud. Mitte hirmu, vaid otsusekindlust. See vestlus toimus vaid mõni päev enne seda, kui Ristlaan astus tagasi oma ametist 7. Keskkomitee pleenumil 991. aastal. Ametlikult oli see vabatahtlik lahkumine. Ametlikult oli see terviseprobleemide tõttu. Aga need, kes olid seal, teadsid tõde, Ristlaan ei lahkunud, sest ta oli haige. Ta lahkus, sest ta mõistis, et mäng on läbi. Ta mõistis, et süsteem, mida ta oli teeninud kogu oma elu, oli surnud. Ja ta mõistis, et ainus viis kaitsta neid, keda ta oli lubanud kaitsta, oli kaduda. Mitte füüsiliselt, vaid poliitiliselt. Muutuda nähtamatuks. Muutuda keegi, keda enam ei huvita. Keegi, kes ei ole enam ohtlik. Keegi, kes ei ole enam oluline. Aga see kadumine ei olnud lihtne. See nõudis planeerimist. See nõudis ettevalmistust. Ja kõige olulisem, see nõudis ohvreid. Turvamees jätkab, nädalad enne tema lahkumist toimus midagi imelikku. Inimesed, kes olid olnud Reini lähedased kaastöötajad aastaid, hakkasid kaduma. Mitte kõik korraga, vaid 1-2 korraga. Nad ei tulnud enam tööle. Nad ei vastanud enam telefonikõnedele. Mõned neist lahkusid Tallinnast. Mõned neist lahkusid isegi Eestist. Ja keegi ei küsinud, miks. Keegi ei rääkinud sellest. Aga me kõik teadsime, et midagi toimub. Midagi suurt. Midagi lõplikku. Need kadumised ei olnud juhuslikud. Need olid osa plaanist. Plaanist, mille oli välja töötanud Ristlaan ise või keegi tema lähedane. Plaanist, mis pidi tagama, et kui uus võim tuleb ja hakkab küsimusi esitama, siis ei ole kedagi, kes vastaks. Ei ole kedagi, kes tunnistaks. Ei ole kedagi, kes reedaks. Aga mis sai neist inimestest? Kuhu nad läksid? Mõned neist elasid edasi vaikselt, uute identiteetide all, uutes kohtades, uutes eludes. Teised keegi ei tea. Nad kadusid lihtsalt, nagu nad poleks kunagi eksisteerinudki. Ja Ristlaan? Ta jäi. Ta ei põgenenud. Ta ei varjunud. Ta lihtsalt muutus. Ta muutus tavaliseks pensionäriks. Ta muutus keegi, kes ei ole enam oluline. Keegi, kes ei ole enam ohtlik. Aga kas see oli tõde? Või kas see oli mask? Mask, mille taga peitus ikka veel sama mees, kes teadis kõike, kes mäletas kõike, kes kandis ikka veel neid saladusi, mis võisid hävitada paljusid. Kas te usute, et inimene, kes on terve oma elu kontrollinud informatsiooni, võib lihtsalt loobuda sellest võimust? Kas te usuke, et ta võib lihtsalt unustada kõik need nimed, kõik need lood, kõik need saladused? Kujutage ette musta kohvrit, täis kullakangi ja dollareid, mis laaditi kiirustades salajasesse lennukisse 21. detsembri ööl. Selle lennuki piloot elab veel tänapäevani ja väidab, et last jõudis Šveitsi. Aga ametlikes dokumentides seda rikkust ei eksisteeri. Mitu tonni kulda kadus riigi reservidest sel ööl?
ja kes omab täna juurdepääsu diktatoori salajastele kontodele. See lugu ei ole Ceausescu oma. See on Ristlani oma. Või vähemalt osa sellest. Sest Ristlan ei olnud lihtsalt ideoloog. Ta oli ka pragmaatik. Ta mõistis, et võim ei ole igavene. Ta mõistis, et ühel päeval võib kõik muutuda. Ja kui see päev tuleb, siis peavad olema ressursid. Peavad olema vahendid. Peavad olema viisid, kuidas ellu jääda. Üks endine pangaametnik, kes töötas 1980-ndatel Eesti Panga välisvaluuta osakonnas, räägib nüüd esimest korda. Nägin tehinguid, mis ei olnud ametlikes raamatutes. Tehinguid, mis läksid läbi privaatsete kanalite. Tehinguid, mis olid seotud kõrgete parteifunktsionääridega. Ma ei tea täpselt, kui palju raha liikus, aga ma tean, et see oli palju. Väga palju. Ja ma tean, et osa sellest rahast oli seotud Ristlaniga. See tunnistus on šokeeriv, sest see viitab sellele, et Ristlan, kes avalikult elas tagasihoidlikult, võis omada varjatud ressursse. Ressursse, mis olid peidetud välismaal. Ressursse, mis olid kättesaamatud Eesti võimudele. Ressursse, mis võisid tagada tema ja tema perekonna turvalisuse, kui kõik muu ebaõnnestub. Aga kas need ressursid eksisteerisid tõesti? Või on see lihtsalt legend? Lihtsalt kuulujutt, mis on kasvanud aastate jooksul? Keegi ei tea kindlalt. Aga on vihjeid. On fragmente. On dokumente, mis viitavad sellele, et midagi toimus. Et midagi liikus. Et midagi peeti. Üks Šveitsi panga endine töötaja, kes palub jääda anonüümseks, räägib, 1991. aastal avati meie pangas mitu uut kontot. Kontod, mis olid seotud Ida-Euroopa klientidega. Kontod, mis olid väga privaatsed, väga kaitstud. Ma ei tea, kes need kliendid olid, aga ma tean, et nad olid olulised. Väga olulised. Ja ma tean, et mõned neist kontodest on ikka veel aktiivsed. Isegi tänapäeval. See informatsioon on kummitav, sest see tähendab, et Ristlani pärand ei ole lihtsalt ajalugu. See on ikka veel reaalsus. Ikka veel midagi, mis eksisteerib, mis toimib, mis mõjutab. Aga kes kontrollib neid kontosid tänapäeval? Kas see on Ristlani perekond? Kas see on keegi, kellele ta andis juurdepääsu enne oma surma? Või kas see on keegi, kes leidis need kontod hiljem, keegi, kes murdis koodid, keegi, kes varastas selle rikkuse? Need on küsimused, millele keegi ei oska vastata. Aga üks asi on kindel, kui need kontod eksisteerivad, kui seal on raha, kui seal on ressursid, siis on see pomm. Pomm, mis võib plahvatada igal hetkel. Pomm, mis võib paljastada tõe, mida paljud inimesed on püüdnud varjata aastakümneid. Kas te usute, et selline rikkus võib jääda peidetud igavesti? Või kas te usute, et ühel päeval leiab keegi need kontod, avab need ja näeb, mis seal on? Känkige tagasi viimase inimese juurde, keda täielikult usaldate. Nüüd kujutage ette, et see inimene reedab teid teie kõige mustumal päeval. Nii juhtus Ristlaniga. Üks mees tema sisemisest ringist müüs ta maha uuele võimule. Endised julgeolekukaadrid teavad seda lugu. Nad on hoidnud vaikust 35 aastat. Täna esimest korda räägivad nad tõtt Eesti kaasaegse ajaloo suurimast reetmisest. See ei olnud lihtsalt poliitiline manööver. See ei olnud lihtsalt võimalus. See oli isiklik. See oli läbimõeldud. See oli külm. Ja see oli hävitav. Kes oli see mees? Tema nimi ei ole kunagi avalikustatud. Tema identiteet on jäänud saladuseks. Aga need, kes olid seal, teavad. Nad mäletavad tema nägu. Nad mäletavad tema häält. Nad mäletavad, kuidas ta rääkis, kuidas ta käitus, kuidas ta mängis mõlemat poolt. Üks endine julgeolekuohvitser, kes tundis seda meest isiklikult, räägib, ta oli tark. Väga tark. Ta mõistis, et vana süsteem on suremas. Ja ta mõistis, et kui ta tahab ellu jääda, siis peab ta valima õige poole. Mitte liiga vara, mitte liiga hilja, vaid täpselt õigel hetkel. Ja ta valis. Ta läks uue võimu juurde ja pakkus neile midagi, mida nad ei saanud keelduda, informatsiooni. Informatsiooni Ristlani kohta. Informatsiooni arhiivide kohta. Informatsiooni selle kohta, kes teadis mida. See informatsioon oli kuld. See oli võti, mis avas kõik uksed.
See oli relv, mis võis hävitada paljusid. Ja uus võim võttis selle vastu. Nad ei küsinud, kust see informatsioon tuli. Nad ei küsinud, kas see on tõene. Nad lihtsalt võtsid selle ja kasutasid seda. Ja mees, kes selle andis. Ta sai oma tasu. Ta sai uue positsiooni. Ta sai uue elu. Ta sai uue identiteedi. Ja ta sai midagi veel olulisemat, ta sai vabaduse. Vabaduse minevikust. Vabaduse süüst. Vabaduse hirmust. Aga kas see vabadus oli tõeline? Või kas see oli lihtsalt teine vangla, teine mask, teine vale? Ristlaan teadis reetmisest. Ta teadis, kes see mees oli. Ta teadis, mida ta tegi. Aga ta ei öelnud midagi. Ta ei teinud midagi. Ta lihtsalt aktsepteeris. Nagu oleks ta teadnud, et see tuleb. Nagu oleks ta oodanud seda. Nagu oleks see olnud osa plaanist. Aga millise plaani? Kas Ristlaan kasutas seda reetmist? Kas ta manipuleeris seda meest? Kas ta andis talle informatsiooni, mida ta tahtis, et uus võim saaks? Informatsiooni, mis oli tõene, aga mitte kogu tõde. Informatsiooni, mis suunas tähelepanu ära sellest, mis oli tõeliselt oluline. Need on küsimused, mis jäävad vastuseta. Aga üks asi on kindel, Ristlaan ei olnud ohver. Ta ei olnud naiivne. Ta ei olnud keegi, keda saab lihtsalt reeta. Ta oli mängija. Ja isegi siis, kui ta kaotas, mängis ta ikka veel. Aga mis sai sellest mehest, kes Ristlaani reetis? Ta elas edasi. Ta elas hästi. Ta elas vaikselt. Aga need, kes teda tundsid, ütlevad, et ta ei olnud kunagi enam sama. Nägin teda mõni aasta hiljem, räägib üks endine kolleeg. Ta oli muutunud. Ta oli vanem, väsinud, tühi. Nagu oleks midagi tema seest kadunud. Ma küsisin temalt, kuidas tal läheb. Ta ütles, et hästi. Aga ma nägin tema silmist, et see ei olnud tõsi. Ma nägin seal midagi muud. Midagi, mis nägi välja nagu kahetsus. Kas see mees kahetses, mida ta tegi? Kas ta mõistis, et ta oli reedetud mitte ainult Ristlaani, vaid ka iseennast? Kas ta mõistis, et ta oli müünud oma hinge hinna eest, mis ei olnud seda väärt? Keegi ei tea. Sest ta ei rääkinud sellest kunagi. Ta kandis seda saladust enda sees, nagu haava, mis ei parane kunagi. Kuni ta suri. Ja koos temaga suri ka see saladus. Või vähemalt osa sellest. Mis juhtus pärast seda, kui Ristlaan lahkus poliitikast? Mis juhtus pärast seda, kui impeerium kokku varises? Mis juhtus pärast seda, kui uus ajastu algas? Ristlaan ei kadunud. Ta ei põgenenud. Ta jäi Eestisse. Ta elas Tallinnas, vaikselt, tagasihoidlikult, peaaegu nähtamatult. Ta asus tööle ärimaailma, kus tema kogemused ja kontaktid olid väärtuslikud. Ta elas oma elu edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Nagu oleks ta lihtsalt tavaline pensionär, kes naudib oma vabadust. Aga need, kes teda tundsid, teadsid, et see oli mask, mille taga peitus ikka veel sama mees, kes teadis kõike, kes mäletas kõike, kes kandis ikka veel neid saladusi. Ristlaan ei andnud kunagi intervjuusid. Ta ei kirjutanud kunagi mälestusi. Ta ei osalenud kunagi ajaloolaste uurimustes. Ta lihtsalt vaikis. Ja see vaikus oli kõnekam kui ükski sõna. Sest see vaikus ütles, ma tean. Ma mäletan. Aga ma ei räägi. Mitte kunagi. Ja see vaikus hoidis inimesi hirmu all. Mitte füüsilist hirmu, vaid psühholoogilist. Hirmu, et ühel päeval võib Ristlaan rääkida. Hirmu, et ühel päeval võivad need saladused tulla välja. Hirmu, et ühel päeval võib tõde paljastuda. Aga see päev ei tulnud kunagi. Ristlaan suri 2007. aastal, viies oma saladused hauda. Või vähemalt me arvame nii. Aga mis sai neist inimestest, kes olid Ristlaaniga seotud? Mõned neist jätkasid oma karjääri uues süsteemis. Nad kohanesid. Nad muutusid. Nad said uuteks demokraatideks, uuteks ärinimesteks, uuteks liidriteks. Ja keegi ei küsinud nende mineviku kohta. Keegi ei küsinud, mida nad tegid 1980-ndatel. Keegi ei küsinud, kas nad kirjutasid raporteid, kas nad andsid informatsiooni, kas nad teadsid. Sest see oli ebamugav. See oli ohtlik. See oli midagi, millest oli parem mitte rääkida.
ja nii need inimesed elasid edasi, kandsid oma saladusi, lootsid, et keegi ei leia neid kunagi. Aga kas need saladused jäävad peidetud igavesti? Või kas ühel päeval tuleb keegi ja hakkab küsimusi esitama? Teised, need, kes ei suutnud kohaneda, kes ei suutnud unustada, kes ei suutnud elada maskiga, kadusid. Mõned neist lahkusid Eestist. Mõned neist muutusid alkohoolikuteks, depressiivseteks, isoleerituks. Mõned neist nende lood lõppesid traagiliselt. Aga keegi ei rääkinud sellest. Keegi ei kirjutanud sellest. Keegi ei mäletanud neid. Nad olid lihtsalt kadunud. Nagu nad poleks kunagi eksisteerinudki. Ja Ristlaan? Kas ta mõtles neile inimestele? Kas ta tundis süüd? Kas ta kahetses midagi? Keegi ei tea. Sest ta ei rääkinud sellest kunagi. Aga kõige salapärasem küsimus jääb, mis sai neist dokumentidest? Kas Ristlaan hävitas tõesti kõik? Või jättis ta midagi alles? Mõned inimesed usuvad, et ta jättis. Et kusagil peidetuna, kaitstuna eksisteerivad ikka veel need dokumendid. Need nimekirjad. Need raportid. Need kirjad. Need saladused. Ja et ühel päeval leiab keegi need. Ühel päeval avab keegi need. Ühel päeval näeb keegi, mis seal on. Ja kui see päev tuleb, siis muutub kõik. Siis tuleb välja tõde. Siis paljastuvad saladused. Siis saavad vastused need küsimused, mis on jäänud vastuseta aastakümneid. Aga võib-olla on see lihtsalt unistus. Võib-olla on need dokumendid tõesti kadunud. Võib-olla põlesid nad tõesti nendel augustiöödel 991. aastal. Võib-olla muutusid nad tõesti tuhaks. Ja võib-olla on see parem nii. Sest mõned tõed on liiga valus. Mõned saladused on liiga ohtlikud. Mõned lood on paremad jääda rääkimata. Aga kas me saame olla kindlad? Kas me saame olla kindlad, et need dokumendid ei ole kusagil veel olemas? Kas me saame olla kindlad, et keegi ei leia neid ühel päeval? Kas me saame olla kindlad, et Ristlaani pärand on tõesti kadunud? Rein Ristlaan ei olnud lihtsalt ametnik. Ta ei olnud lihtsalt ideoloog. Ta oli hoidja. Hoidja saladuste, hoidja tõdede, hoidja lugude. Ja kui ta lahkus, lahkus temaga ka osa Eesti ajaloost. Osa, mida me ei tea kunagi. Osa, mida me ei mõista kunagi. Osa, mis jääb igavesti saladuseks. Või vähemalt me arvame nii. Aga ajalugu on imelik asi. See ei jää kunagi täielikult peidetud. See tuleb alati välja, ühel või teisel viisil. Võib-olla mitte täna. Võib-olla mitte homme. Aga ühel päeval. Ja kui see päev tuleb, siis saame me teada tõe. Tõe Ristlaani kohta. Tõe nende dokumentide kohta. Tõe nende inimeste kohta, kes olid temaga seotud. Ja siis mõistame me, et ajalugu ei ole lihtsalt minevik. See on ka olevik. Ja tulevik. Austatud vaatajad, kui jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Rein Ristlaani veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo ikoonide kohta.